Tere! Ma olen Martin ettevõttest Combat Ready ja annan kiire ülevaate, mida me käsitleme sellel vastutuse võtmise baaskursusel. Kogu see meie mõtteviis ja raamistik on üles ehitatud ja põhiline inspiratsioon tuleb vastutuse võtmisel ja see tuleneb siis Jocko Willingu ja Leif Babini poolt loodud raamistikust, mis siis räägibki ülimast vastutusest ja kõik, mis sellega kaasneb. Üks põhilisi läbivaid jooni selles on, et igaüks meist on juht ja see on oluline mõtteviis ja arusaamise vahe, et mitte me ei käsitle juhte ja alluvaid, vaid me mõtleme igast inimesest kui juhist. Ma pean suutma juhtida iseennast, ma pean suutma juhtida oma alluvaid loomulikult, aga ma pean suutma juhtida ka oma kolleege ja ma saan juhtida ka oma juhte. Ja kuidas see kõik käib, et ma suudaks oma ego taltsutada, et ma ei suruks ainult enda mõtted peale, see on väga äge, kui sellest aru saadakse ja seda me käsitleme läbi erinevate näidete. Lisaks sellele on see vastutuse võtmine ise, ehk siis ma tunnistan, et ma saan midagi teha igas olukorras, ma keskendun sellele, ma saan lahendada, ma saan muuta seda, mis on juba toimunud ja ma saan ennetada, eks ma pean aru saama ka protsessist, eks ju, et siis lihtsalt vastutuse võtmise 3 etappi, tunnistan, lahendan, ennetan, neid käsitleme, et kuidas neid oma igapäevatöös rakendada ja kuhu see asi siis välja jõuab läbi minu ülesannete ja minu kolleegide. Ja ma olen ka ise eraettevõttes töötanud ja tean väga hästi, et alati on mingi mõistlik põhjus kõigele, mis juhtub. Kas mingi tarne jääb hiljaks, kas klient otsustab midagi muuta, kas projekt viibib meie enda pärast. Alati on keegi süüdi, alati on mingi põhjus, aga kui ma niimoodi käsitlen neid tegevusi, siis ma võtan ohvri rolli. Eks ma leian selle, keda süüdistada, ma leian selle, kes põhjustas midagi. Selle asemel ma peaksin keskenduma sellele, mida mina ise saan teha, mida ma saan muuta sellel hetkel, mida ma saan muuta tulevikus ja kui ma panen oma põhiaja sellele lahendamisele ja sellele mõtteviisile, siis probleemid üldiselt lahenevad tunduvalt kiiremini ja ma ei tegele süüdistamisega, ma ei raiska selle peale aega. Kuidas seda siis päriselt ellu viia? Me kasutame selleks ka 4 lahingureeglit. Need 4 lahingureeglit on kata ja liigu, lihtsus, prioritiseeri ja vii täide ja hajutatud juhtimine. Esimene ehk siis kata ja liigu tähendab põhimõtteliselt meeskonnatööd. See tähendab meeskonnatööd nii meie oma meeskonnas kui ka osakondade vahel ja isegi majast välja. Ehk siis kuidas ma toetan kõiki neid, kes on ülesanne täitmiseks olulised. Ja seal on väga suur roll, et ma pean aru saama, mis see ülesanne üldse on ja mida me teeme ja mis on ka teiste rollid seal. Ja seal üks tähtis osa on selles, et me peame aru saama, et kõik, kes selle projekti või mis iganes teete täpselt, kõik, kes selle osad on, näevad vaeva ühise eesmärgi nimel. See tähendab ka seda, et nad peavad väga täpselt aru saama, mis see ühine eesmärk on. Me peame aru saama, mis on ettevõtte visioon, mis on ettevõtte missioon, mis on ettevõtte väärtused ja kuidas need mõjutavad meie igapäevatööd. Ehk siis nende asjade juurde me tuleme pidevalt tagasi, sest kui mul on ettevõtte eesmärgid kõige olulisemad, siis see teeb minu tööd palju lihtsamaks. Ja vastane ei ole mitte meie ettevõtte sees, vaid on meie konkurent ja me peame kõik oma aja põhimõtteliselt keskenduma, kõik oma ressursid keskenduma sellele, kuidas saada konkurentsides paremaks, kuidas konkurentides paremaks, kuidas kliendile anda päriselt seda, mida tahab, kuidas päriselt teha see toode, mida on vaja ja mis siis oleks nagu murrang turul, mitte see, et me võistleme omavahel ja sinna läheb kogu see aur ära. Et see on kata ja liigu, põhimõtteliselt meeskonnatöö, kuidas ma saan meeskonnatööle. Järgmine on lihtsus, ehk siis kuidas ma hoian asju lihtsana, kuidas ma teen need ülesanded, mida ma annan, kõigile arusaadavaks ja selgeks. Me kasutame näiteks ühte väga lihtsat töövõtet, mis on tagasilugemine. Ehk siis kui ma annan ülesanded oma alluvatele, siis ma lasen neil oma sõnadega mulle tagasi rääkida, et mida nad päriselt tegema hakkavad. Mõnes mõttes on see sama, et ma küsin, et kas saite aru?
tavaliselt noogutatakse, jah, muidugi saime aru, keegi ei taha öelda, et ma ei saanud aru, keegi ei taha nii-öelda lolliks jääda, aga tihti see tähendab, et peale koosolekut järgneb väga palju üksikuid arutelusid inimeste vahel, et kuule, mis sa täpselt teed, kuidas ma täpselt seda tegema hakkan. Selle asemel võiks samas koosoleku lõpus lasta inimestel rääkida oma sõnadega, mida nad tegema hakkavad, ja seal on ka kõrgem tase, on see, et mitte ma ei räägi lihtsalt seda, mida mina tegema hakkan, vaid ma räägin seda ka, mida teised tegema hakkavad, ehk siis kuidas mina sain aru teiste rollis selles projektis. Ja kui kõik saavad päriselt aru, mida nad teevad, siis on tunduvalt lihtsam üksteist toetada, see toetab seda kataliigut, toetab kogu meeskonnatööd. Järgmine, kolmas oli siis prioritiseeri ja vii täide, see on oluline just, et alati paraku tekib meil ülesandeid liiga palju ja ma pean tegema mingid valikud, ma ei saa teha kõike korraga ja selleks ma pean jällegi saama aru ettevõtte eesmärkidest. Ma pean suutma keerulistes olukordades tegema õiged valikud ja need valikud peavad olema põhinedes väärtustele, põhinedes ettevõtte suurtele eesmärkidele. Ehk siis see peab olema see eesmärk ja prioritiseeri ja vii täide tähendab, et vahel ma pean kas või mitu korda päevas tegema pausi, astuma natuke tagasi, mõtlema läbi, mis on praegu päriselt oluline, kuhu me seda aega paneme, mis on see, mida me peaksime tegema ja siis päriselt ka seda tegema hakkama. Ja viimane, hajutatud juhtimine on siis, toetab kõiki neid eelmisi. Hajutatud juhtimine tähendab seda, et ma annan otsustusõiguse võimalikult madalale tasemele. See tähendab väga suurt usaldust, see tähendab, et usaldus peab olema kõigepealt saavutatud, mõlemapoolseteks, mõlemad nii juht kui alluv näevad vaeva selleks, et luua usalduslik suhe. See tähendab seda, et informatsioon, seal kus on informatsioon, seal peab olema ka otsustusõigus. Ja kuidas see kõik käib, eks siis et ei raisataks aega sellega, et ma pean küsima luba kõige jaoks ja minema uuesti üles, minema alla üles, kõike kooskõlastama, kõike koordineerima, et me istume näiteks koosolekutel, kus lõpuks mingit otsust vastu ei võeta, et mis selle koosoleku mõte on, olgu infot võib alati vahetada, aga me peaksime proovima viima otsustusõiguse võimalikult madala tasemele. Kõige lihtsam näide puhkuste kooskõlastamine näiteks, kes peab puhkused kooskõlastama? Mõnes mõttes ma võin ju ise seda teha, et me või osakonna siseselt. Samas jällegi suvel, kui kõik on korraga puhkavad, ei ole ka võib-olla hea, siis peab läbi mõtlema, aga seda saame arutada siis, mida, kuidas teha ja mida just teie kontekstis, mis see kõige parem oleks erinevates situatsioonides. Ehk siis kataliigu, lihtsus, prioritiseeri, vii täide, hajutatud juhtimine, need 4 lahingureeglid, need aitavad meid igapäevaste juhtimisprobleemide lahendamisel. Ja see teooriapäev käsitlebki siis põhimõtteliselt vastutuse võtmist ja neid 4 lahingureeglit ja kuidas seda kõike siis rakendada läbi teie ettevõtte probleemide. Ja selleks, et need probleemidest aru saada, me teeme enne koolitust mõned kohtumised võtmeisikutega, osakonna juhtidega, et aru saada täpsemalt teie konteksti ja kuidas siis see aitab minul üles ehitada neid probleeme, mida me seal arutama hakkame. See kõik on väga tore, eks ju, aga see peab jõudma teie kultuuri osaks, ehk siis juhtimisteemalised arutelud peaksid olema mitte igapäevased võib-olla, aga regulaarsed vähemalt. Ja mis on meie ettepanek kindlasti on see, et sellele koolitusele järgneks kas iga kuu või iga 2 kuu tagant selline formaat nagu juhtimise foorum, mis tähendab seda, et te tulete uuesti kokku tunniks või 2 ja arutada juhtimise teemasid. Me saame neid aidata ise modereerida alguses, ehk siis toome jälle mõne uue teema, mõne uue juhtimise dilemma või niisuguse probleemi ja me saame neid ühiselt arutada, me saame oma arvamuse sinna pakkuda, aga kindlasti seal harva on ainult mustvalged lahendused. Ja üks suur osa on see, me tahame kuulda, kuidas teil on läinud nende samade võtete rakendamisel. Ehk siis tagasiside nii meile kui ka, kui te saate seda jagada, ehk siis mis ja kuidas läinud on selle aja jooksul. Lisaks me saame pakkuda järgnevate moodulitega praktilist juhtimisõpet. Üks näide on FTX, ehk siis Field Training Exercise, kus me põhimõtteliselt anname teile kätte relvad, Airsofti relvad ja paneme teid lahendama niisuguseid lihtsaid taktikalisi olukordi. Ja selleks siis põhimõtteliselt me tagasisidestame ja ehitame üles selle juhtimispõhimõtteid kasutades. Te saate harjutada juhtimist kiiresti muutuvas ja kriitilises olukorras. Ja sealt tulevad need samad lahingureeglid välja, sealt tulevad välja vastutuse võtmine, sealt tulevad välja kõik igapäevased juhtimisprobleemid ja see ajakriitilisus ja see väike lahingusituatsioon seal juures lihtsalt võimendab seda ja see on väga äge võimalus, kuidas juhtimist õppida.
Neid moodulid on teisi ka, mida me saame teile aidata läbi viia, aga seda saame siis juba arutada, kuidas ja mida ja kui palju teil vaja on, vastavalt sellele, kuidas teil nendes koolitustel läheb, kuidas teile see raamistik üldse meeldib, aga pikem eesmärk peab kindlasti olema see, et tekiks ühtne juhtimiskultuur, ehk siis ühtsed arusaamad, ühtsed töövõtted, mida ja kuidas teha. Aga seda saame juba edaspidi arutada. Ootan huviga teiega kohtumist ja kui on küsimusi või ettepanekuid, siis andke teada.